From Yenej Diaz, the vines ran down a Saturday walk to Siglighet town. Up the cobblestone path, the castle high, red rooftops and the big blue sky. Now the horses stand in the shade. Down at Erdodi Birtok we have stayed. Yenej Diaz on goodbye and hope to see you again. Ehk head aega on aeg hakata edasi liikuma sellest mõnusast kohast ja siin on juba järgmine koha nimi. Kaardil on kirjutatud Babhegi. Siuke kant paistab siuke hubane turistikas nurk. Praegult ei ole ei hommikul ega lõunasöögi aeg, nii et kõik on suht vaikne. Sellised kaunid, künklised maastikud. Ja rahulik külatänav. Siin olid ajamärgid ka, täitsa astumise tee. Neid elatoo ehk müüa silte. Neid on ikka palju. Paneb kohe mõtlema, mis siin kandis lahti on läinud, et nii ilus ja kaunis piirkond ju. Aga miks kõik müüa tahavad? Üli chill tegelane siin ukse ees istumas. Siit läheb nüüd majade vahelt metsavilusse. On näha, et päriselt ka viinamarju kasvatatakse siin kandis. Ja klaart aia taga on näod. Pole ette nähtud, et kahejalgsed linnud seal põõsastes käivad. No, praegalt juuli keskel. Eks viinamarjad on meil päris väiksed ja toored ka. No, metsavilu polnud kaua ega viinamarja istanduse ääres käimist. Siin on üks pikniku koht. Naljakas. Gemini väitis, et siin on mingisugune suured looduslikud koopad, aga ma küll väga midagi ei näe. Mingisugused infotahvlid on. Need rohkem räägivad kohalikest majadest. Ahaa, kuskil on isegi siin koopad jah olemas. Siin seletab, et sinna koobastesse sinna koobastesse saab tuule tellida. Seal peab olema 5-8 inimest ja 14 500 kohalikku raha per persoon. Aga siis ilmselt on ette tellimisega. Et Ungari pikimad koopad siin kandis. Kaardi vaatamise koht. Täna on mul siis astumise päev, nagu ilmselt juba aru võis saada. Kusagilt siit kandist on minu öömaja ja hakkasin astuma. Praegalt olen jõudnud siia punase täpi juurde. Järgmine atraktsioon on see Siglighet. Ja siis päeva lõpuks peaksin kuskile siia Palato Madi kanti välja jõudma. Siglighet on see kindlus seal mäe otsas. Ja kunagi enne kui seda Palatoni järve veetaset reguleerima hakati, olevat olnud saare peal ümbritsetud veega. Ja ta on 13. sajandist ja Ottomani impeeriumi poolt jäi see vallutamata. Nii et suur militaarpost. Siin kivi peal on näha kindlase maketti. Ja kindlase väravad ise paistavad. Sisse jalutamine maksis 2000 kohalikku raha. No see rahade tõlgendamine, see on natuke keeruline. Et 1 euro on väärt umbes 350 kohalikku raha, 350–400 mingitagi seal vahenimikus. Et 5 eurot ja natuke peale. Seal paistab siis kindlase torn. Kindlase värava seadeldis. Et kuidas see ukse ette käis ja siis lahti. Sai kohe
heasti vaenlast seirata. aga nüüd on muidugi mugav jalutustada tehtud sisse väike väljapanekute ruum ja tillukesed, ketikesed. Päris erinevaid kindlusi näidatakse siin. Ahah, veel kõrgemale saab. Siit ülevalt vaateid kindlusele ja vaateid ümbruskonnalle. Siin saab valgustada erinevaid kohti. Vajutad erinevaid nuppe ja kindluses erinevad kohad lähevad põlema. Piiluauk. Kindluse hoo kaevuga. Tutvustab hügieeni kindluses. Pesemine siin. Väikesed kahudi pilud ja kahudid ka. Ennist vaatasin hügieeni kindluses. See siin paistab kindluse tualettruum olema. Ja see auk. See viib lihtsalt alla maa peale ja ilmselt siis kuskile mäest alla. Ja näe, igasugu värvilist nänni ja kivikesi ja ehtekesi siin müüakse. Aga vaata sõrmkibaleid ma kusagil ei näe. Aga okei, kindluses käidud ja läheb astmine edasi. Siin kindluse kõrval külas on säilitatud veel siukest vanaaegset vaibi. Vaadates, kuidas nende majade katused on tehtud. Aknaluugid ja hakkan lähenema oma sihtkohale ja vaatan, teedab täitsa maa kohta. Ilusad hobused siin. Uudisimulikud ka teised. Ertöödi pirelokk, appalt maanokk. Ilmselt see tähendab, et minu apartamento, korter, majak asub siin üleval pool. Et see territoorium pidavat siin koosnema päris mitmest majast ja olla katsutud taastada neid vanu kivimaju, et ökoturismi ja äkki. Jõudsin kohale oma väikesesse korterisse. Ise tuli õige maja leida. Siin mingid tüübid teisest majast aitasid mul seda leida. Ja siis võti oli seifis, sain mitmelusesti kätte. Ma ei tea, mingi ent on see lukuauku läheb, aga lukku seda ust ei keela. Aga muidu elamine on selline. Minusalt jahe õhu konditsioneeritud ja vist kohalik veinimudel ka siin. Ikka veini kohta. Katsetan seda ukse lukku ja tuleb välja, et võti ei ole õige kõik õige, aga lihtsalt on trikiga. Sa pead niimoodi selle lingi üles tõstma, siis see keel tuleb välja.